tere armsad, kolmapäev on käes, vaatame hetke sõnumit. Aga enne kui ma lähen hetke sõnumi juurde, siis teen teatavaks ühe väikese uudise. Alates 1. novembrist läheb käima minu tarokursus. Osta saab seda juba praegu, aga käima läheb see alates 1. novembrist. Ehk siis see on selline ajatu kursus, ei ole selline kursus, mida sa pead läbima teatud aja jooksul ja reaalselt nii-öelda olemas olema. Ostad selle kursuse kas või praegu, avalikuks tuleb see 1. novembril ja läbid omas tempos, millal tahad. See on selline kursus, mis ei keskendu õpetamisele. Natukene on õpetamist seal ka. Aga minu eesmärk ja minu visioon on äratada sinu intuitsiooni ja äratada sinus neid teadmisi, mis sinus juba tegelikult olemas on. Juhul, kui sind huvitab muidugi taro, eks ole, ja kui sinul on kutse taro õppimise poole või siis lugemise poole, siis tegelikult sinus on juba need teadmised olemas. Need on lihtsalt magavas kujul. Ja sul on lihtsalt vaja natukene meenutada, meelde tuletada ja äratada oma teadmisi ja oskusi ja seda ma selles kursusel üritan edasi anda. Lisaks kõik kursusel osalejad liidan kokku ühte kinnisesse Facebooki gruppi, kus ma siis olen olemas osalejate jaoks. Vastan küsimustele, aitan, abistan, suunan ja ühesõnaga olen olemas ruumihoidjaks sinul sellel teekonnal, kui sina avastad ja õpid taromaailma. Sobib see eelkõige siis pigem algajatele. Ja see, nagu ma ütlesin, see ei ole selline kursus, mis keskendub märksõnade õppimisele. Märksõnu saad sa igalt poolt enda jaoks ammutada nagunii. Nii Google'ist, YouTube'ist kui ka meie imeline AI juba teeb pool tööd meie eest ära, eks ole, aga tema saab sulle anda märksõnad. Aga me keskendume siis sellele intuitiivsele poolele. Vot nii. Kui sind kõnetab, ma loodan, et ma ei unusta panna nüüd siia alla kirjeldus selle kursuse linki, kus sa selleni ligipääsu saad ja saad endale juba kas või täna soetada. Aga lähme hetke sõnumi juurde. Praegused energiat, praegune sõnum kollektiivile, mis meil siit tahab läbi tulla. Mis on see sõnum, mis vajab edastamist? Meil on täna kolmapäev. Nii. Make a wish, soovide aeg, manifesteerimise aeg. Huvitav, mis kuu seis meil praegu on. Kas tõesti on hea aeg manifesteerida? Võib-olla tõesti, sest energeetiliselt on meil tõesti sellised energiat tõusmas. Täna hommikul vaatasin Schumanni resonantsi. See jälle nii-öelda teeb neid lahvatusi, valguslahvatusi, ehk siis mis tähendab, et meie sagedusi, meie teadvust jälle tõstetakse, saadetakse meile koode, saadetakse meile kõrgemat sagedust, mida tasuks siis vastu võtta kohalolus. Ja mida kõrgemal sagedusel me oleme, seda potentsiaalikam on meie manifestatsioonide täitumine. Nii et võib-olla täna tõesti tasuks sukelduda sinna oma soovidesse ja sellesse tuleviku kujundamisse läbi oma teadvuse ja oma mõtete. Ma tahtsin siit veel mingit sõnumit tõmmata meile. Eneseväärtus, worthiness. Sul ei ole mõtet manifesteerida, kui sul ei ole eneseväärtus paigas. Ehk siis kui sa sisimas arvad, et armastus tuleb välja teenida või et
sa ei ole sügavat ja suurt armastust väärt või sa ei oska seda vastu võtta või arvad, et armastus üldse ei olegi võimalik või kes sind üldse suudakski armastada. Sellise tasandi pealt sa enda ellu suurt täiuslikku armastust ei manifesteeri. Esmalt on vaja teha seda sisemist tööd ja olla täielikus sügavas enesearmastuses ja teades, et sa oled armastusväärt, armastus on võimalik, sest sina oledki armastus. Ja taas luua endas see armastuse sagedus ja äratada oma südametšakra siin, eriti see ülemine südametšakra, meil on siin kahetasandiline südametšakra, eks ole. Et ärkaks sinus tingimusteta armastus ja kui sina oled armastus, siis sa peegeldad seda armastust vastu ka. Sama on tegelikult ka rikkuse ja rahaga, et kui sa arvad, et raha tuleb raske tööga, meie eestlastlik mentaliteet, eks ole, siis ega see raha kergelt sinuni ei jõua. Kui sa arvad, et rikkus ja õnn on väheste privilegeeritute õigus ja sa oma sellise vaesuse mentaliteediga üritad enda õuele rikkust meelitada, siis samamoodi jällegi on takistus, ei ole ju sageduslikku matchi, ehk mis ma mõtlen, sinul on vaesusmentaliteet, vastav sagedus ja kui sagedus meelitab, tõmbab täpselt sedasama sagedust, on ju, nagu magnetid ja sa üritad siin saada seda sagedust, mis on rikkus, õnn ja küllus, eks ole, siis need sagedused lähevad üksteisest mööda paratamatult. Sa pead enda sageduse matchima selle sagedusega, mida sa tahad saada. Jõudma siia samale tasemele ja siis käib see klikk ära. Ehk siis enne tuleb enda eneseväärtus, ennem tuleb enda eneseväärtusega tegeleda ja ennast oma alateadvusest teadlikuks teha. Et aru saada, mis plokid sul oma manifestatsioonidega on, et sinu teadlik teadvus kindlasti ütleb sulle, et muidugi ma tahan rikkust, muidugi ma tahan armastust, aga mis su alateadvuses toimub? Sest see on see, mis määrab, mitte meie teadlik teadvus. Nii. Vaatame, mis need tarokaardid meile ütlevad praeguse hetke sõnumina. Mis on see sõnum, mis meile siit läbi tahab tulla hetkel? Nii, mis siin all on? Paki all on mõõkade baas, vaatame, mis siit pealt tuleb. Sauade 8, väga kiire liikumisega kaart, väga kiire energiaga kaart, hästi positiivse energiaga kaart, mis näitab, et mingid asjad tahavad jubedat liikumisse minna. Tahab liikumisse minna ma olen siin suundadest ka hästi tihti rääkinud, et see kahe vahel pendeldamine, mida müntide 2 mulle näitab, eks ole, tee valik, tee otsus, et saaks tekkida see kindel suund või siis see kindel tasand. Et sa võib-olla kõigud praegu kahe valiku või kahe tasandi vahel, ütleme siis nii, kahe teema vahel ja sa üritad mõlemat teemat võrdsena hoida või siis mõlemat teemat elus hoida. Aga tulemus on see, et mitte kummaski teemas sa ei suuda anda maksimumi ja mõlemad teemad kipuvad närbuma, sest sa ei ole täielikus fookuses ja täielikus kohalolus kohal, ütleme niimoodi. Tundub, et siin on mingisugune suunavalik vaja teha ja kindlam otsus sinna suunda, kus paistab paremini päike. Tuleb surmakaart ka sisse. No tõesti, surmakaart tuleb tooma transformatsiooni, muutust ja seda, et uus lehekülg on vaja keerata. Ja kui sa uue lehekülje keerad, tuleb meile karikate äss. See on uute võimaluste, uute pakkumiste, sellise
hingelise külluse kaart. Ja praegune olukord nõuab sinult sellist vaiksemat, tasakaalukamat lähenemist, et ma näen siin mingisugust sellist enesesabotaaži või enesepettuse energiat, et mingis osas, kui sa siin kahe vahel pendeldad, siis või üritad nii-öelda nagu seda kahte rolli korraga täita, kuidas iganes sulle praegu resoneerub. Et üks pool on tõeline ja teine pool on see, kus sul on täielik enesepettus või enesesabotaaž, et sa üritad endale mingisugust, iseendale üritad musta valgeks rääkida. Sest seal on mingisugune see egohaav on vahel ja et see musta valgeks rääkimine tekitab sul näiliselt hea tunde, aga samas see tegelikult sisemiselt hullult sööb. Ja kaardid mulle siin näitavad, et on vaja teha mingisugune valik või suunamuutus, mitte läbi sellise järsu liikumise, vaid hästi teadliku kohalolu, hästi ühenduses oma südamega olles ja teades, miks sa selle valiku teed ja miks sa üldse oled sellesse olukorda sattunud. Tee endale selgeks see miks, sest vastasel juhul võid mõne aja pärast olla täpselt samas kohas, kui sa ei saa aru, mis on see sinu see alateadlik muster, mis on sind sellesse kohta juba toonud, kus sa praegu oled. Et tee ennast oma programmidest teadlikuks, mis on sinu alateadlikud programmid, mis juhivad sind kohtadesse, kus sa ei taha olla. Et need sündmused reeglina ei juhtu kunagi juhuslikult. Me oleme erinevate sündmustesse ja kogemustesse juhitud oma alateadvuse poolt. Ja meie alateadvus siis nii-öelda meelitab neid ligi. Tuleb selline sõnum ka siia, et tark ei torma. Et kui sa hakkad neid valikuid tegema ära või otsustad ühe selle kaalukausi kasuks, eks ole, oled oma miksid ja selgeks teinud ja oma otsuse selgeks teinud, siis praegu selline energia nagu on, et ära oota kohest tulemust. See tulemus ei peegeldu sulle kohe. Energia on küll selline, mis tahaks saada liikumist ja mis tahaks saada juba selgust ja seda otsust, eks ole. Aga kui sa teed otsuse ära, siis ma näen, et siin on selline, et ära oota kohest tulemust. Siin on midagi tahab settida, mingisugused energiat tahavad paremini jonksu minna. Aga on vajalik teha mingisugune otsus ja miks mitte selle otsuse langetamisel võtta kõrvale manifesteerimine, et mis iganes otsust või suunda sa siin nüüd valima hakkad, siis et see otsus, mida sa valid, teeniks sinu kõrgemat hüvangut ja mis me sinna veel võiksime panna, et selle otsusega avaneksid sinule paremad võimalused, võid endale oma sõnadega need laused ette lugeda. Nii. Ehk siis hetkesõnum on seotud suunavalikuga, otsustamisega, kaalumisega, pendeldamisega ja enese kasvatamisega tuleb mul selline märksõna. Enese kasvatamine, mitte väliselt, vaid oma teadlikkuse ja oma enesekindluse, sisemise, vaikse, rahuliku enesekindluse kasvatamine, et sa tead, mida ja miks sa teed. Ja oled täielikus kohalolus iseendaga. Mõnusat nädala jätku sulle ja tšau!